Seoses gümnaasiumi sisseastumiskatsetega, mis siin ümberringi toimub, on mingid teemad jälle pinnale kerkinud minus. Ja nagu ikka, tuleb just täpselt sellel õigel hetkel Rich Roll välja oma podcasti uue episoodiga, mis jällegi kas siis kinnitab või manifesteerib täpselt seda, mis mul sellel hetkel päevakorrale on tekkinud. Praegu on siis selleks iseendaks olemine, endaks arenemine, individuaalsus, autentsus, enda realiseerimine. Rich Roll tsiteerib oma podcastis Mark Twaini, kes on siis öelnud, et inimese elus on 2 väga tähtsat päeva. Päev, mil sa sündisid ning päev, mil sa said teada, miks. Me kõik oleme täiesti individuaalsed, unikaalsed, originaalsed. Me ei pea olema need, kes meie vanemad tahavad, et me oleksime. Me ei pea alluma sotsiaalsele survele, väljastpoolt tulevale survele, välja arvatud siis normaalseks ühiskonnaliikmeks olemine. Ja ikka jälle pean mina endale meelde tuletama, et minu poeg ei ole mina. Tema elu on tema elada ja minu ülesanne siin elus on olla toetav, olla armastav ning pakkuda eeskuju nii hästi või halvasti, kui ma siis seda oskan. Muutumine on keeruline, aga mitte võimatu. Kõik saab ju alguse soovist muutuda, soovist areneda ja eelkõige soovist minna siis sissepoole, vaadata sügavalt endasse, saada endast lõpuni aru, olla enda vastu aus, lasta oma egost ja igasugustest võltsnarratiividest lahti, võtta see julgus. Jah, just nimelt julgus, sest ma olen tänaseks ise aru saanud, et väga-väga paljudel inimestel on tegelikult raske olla üksi iseendaga, leida endaga see ühendus. Miks muidu lähevad inimesed loodusesse, panevad kõrvaklapid kõrva, scrollivad telefonis, otsivad igasuguseid võimalusi enda tähelepanu siis enda sisemaailmalt eemale pööramiseks. Inimesed literaali teevad kõik selleks, et mitte olla üksi oma mõtetega. Minnakse jalutama ja siis vaikselt olemise, vaikselt liikumise, vaikselt istumise asemel helistatakse näiteks kellegile, kuulatakse muusikat, kuulatakse podcast'e ja muud sellist. Ja miks muidu minult endiselt küsitakse, et kas üksi matkates või üksi pikalt trenni tehes hirm ei ole oma mõtetega üksi olla, et kas nagu igav ei hakka endaga. Selleks, et endasse siseneda, enda mõtetesse siseneda, on vaja vaikust. Vaikust on vaja selleks, et sa kuuleksid oma sisehäält, kuuleksid seda sosinat. Jah, see sosin tekitab alguses segadust, tekitab hirmu, eksistentsiaalset kriisi, ka mina olen seal olnud. Aga see sosin ei valeta.
see sisehääl on tee selleni, kes sa päriselt oled. Mediteeri, mõtle, jaluta, sõida rattaga, lama võrkkiiges, ole üksi. Proovi, praktiseeri. Sa ei kahetse.